Tere, hea maavanem, tere, head Järvamaalased. Mul on oma lugu rääkida Järvamaa kohta, sest et minu elukaaslase vanemad on mõlemad pärit Järva-Jaanist ja iga suvi saab suur pere kokku Karinu ühes eramus, kus me suvesid veedame. Nii et seetõttu Järva Teataja on meil seal üks põhilisi väljaandeid ja mõningatest teie suvistest tegemistest on mul ülevaade selle olemas. Ma ei räägi niivõrd ühest maakonnast, kui ma räägin pigem sellest, milline pilt avaneb, kui vaadata seda ettevõtlusarendamise sihtasutuse poolt ja milline pilt meil üle Eesti täna on. Ja seetõttu ei keskendu ma ainult töökohtadele, vaid räägin pigem üldisest olukorrast. Ja kui teil on ka küsimusi, mis puudutavad konkreetselt Järvamaad, siis püüan ise vastata ja ma usun, et ma tahan teskitada diskussiooni ka maavanemaga, sest see jutt, mida ta rääkis, on minust õige, aga hoidke alt, ärge tehke 59 liikmelist volikogu. Ärge tehke 85 liikmelist omavalitsuse struktuuri. Ärge tehke 14 raamatupidajat jagama 33 miljonit eurot. Te ei ole Tallinna linn. Ja need mastaabid on väga sarnased Tallinna linnad. Aga ma tahan rääkida sellest, kus me täna oleme ja võtsin selle pealkirja oma ettekandeks ühest eilsest ajaleheuudisest, kus kirjeldati viimast Eesti Panga prognoosi majanduskasvu kohta ja mis algab sellega 5 rikkama hulka jõudmise asemel ja 3 punkti. Ettevõtted on need, kes Eesti majandust täna üleval hoiavad ja seetõttu hoidke, et Jaan Mink tegeleks ettevõtlusega, mitte ei tuleks juhtima omavalitsust. Sest need on need inimesed, kes loovad väärtust. Meie EAS-is, maavalitsuses, riigis jagame ümber seda vara, mida teie loote. Ja see ei loo uut väärtust. Uusi väärtusi loovad ikkagi ettevõtjad, loovad need loomeettevõtted või teenusettevõtted, kes pakuvad meile kaupa ja teenuseid. Eelmise aasta lõpul oli Eestis 113 765 ettevõtet, neist Järvamaa registreeritud 2046, annab välja enam-vähem 2%. Ettevõtlus aastal 2013, kuna värskemad on meil Statistikaametil kahjuks pole, kokku teenis tulu 52,2 miljardit eurot. Puhaskasum ettevõtetele oli 3,7 miljardit eurot ja mis on hästi oluline, lähen tagasi ja kiiresti liiklusjasi. Tulumaksu tasusid Eesti ettevõtted aastal 2013 üle 250 miljoni euro. See on see, mille arvelt lisanduvate teiste riigimaksudega Eesti riigis hoitakse üleval teenuseid. Kui me vaatame, kus ettevõtlus on, siis järjest rohkem on ta koondunud Tallinnasse, sellest on täna juba räägitud, aga lisaks Tallinnale on tekkinud viimaste aastatega, ja siin on 2014 andmed, 2 järgmist keskust, ehk et majanduslikult aktiivsete ettevõtete arvud on Tartu väga märkimisväärse suurusega ja ka Ida-Virumaa väga märkimisväärse suurusega. Kui vaatame ülejäänud Läänemaa, Raplamaa, Järvamaa, Jõgevamaa ja altpoolt Valga, Põlva ja Võrumaa, siis kõik on võrdselt 2%. Nii et ei ole te nii erilised ühti. Nüüd see, miks mina olen murelik ja ma arvan, et ka ettevõtjad Eestis on murelikud, et praegu on kuldaeg tarbijatel. Kui te näete, siis hõive on tõusnud, see on 3 kvartali numbrid. Keskmine palga väljamakse tähendab, meie keskmine palk on 3 kvartaliga tõusnud pea 7%, aastases võrdluses 6%. Jaemüük kasvab hoogsalt, aga selle arvelt, et meie selle palga viime tagasi nendele ettevõtjatele, kes teiste väärtust ümber jagavad, valdavalt kaupmeestele, kes tegelevad siseturul. Ja need, mis ettevõtjad murelikuks täna teevad, on, et meie reaalne majanduskasv on praktiliselt nullis. Edasi toodang töötaja kohta püsiv hindades on langenud, ehk meie lisandväärtus, mida me loome, langeb pidevalt. Ettevõtte investeeringud jooksevhindades on vähenenud ja selle põhjuseks on see, et ettevõtjad ei taha täna väga palju laenu võtta, vaatamata sellele, et pankadel on ülimadalad intressid. Ettevõtjad tahavad pigem olla turvaliselt olukorras, kus ei tea, mis maailmamajandus võib tuua ja pigem panna enda vahendeid ettevõtlusse, aga neid iga aastaga jääb vähemaks, sest et palgad söövad selle ära ja kasum iga-aastaselt on Eesti ettevõtetel kahjuks vähenenud. Ning kaubaeksport oli meil rekordiliselt madal 3 kvartali peale kokku üpris palju, ainuüksi oktoobrikuu andis siin 12% miinust. On ka positiivsemaid sõnumid selle juures, et see valdavalt on seotud ikkagi nafta ja toorme hindadega ja see 12% puudutab meie suuremaid eksportijaid, VKG-d, Eesti Energiat, õlitööstusele kehvasti.
Nii et kui maailmaturu hinnad hakkavad paranema, siis me näeme täistaevasse tõusmas Eesti ekspordi kasvu. Aga see tegelikult tervet pilti ei kirjelda. Ja ettevõtete kasvu on vähenenud pea 10% ja selle aluseks on siis Eesti Panga andmetel libisev keskmine 3 kvartali lõikes. Nüüd see slaid, küll on väga äkiline see slaid pult. Töötab küll väga hästi maailmas. Ehk et kui me vaatame lisandväärtust töötaja kohta, siis sellest oli veidi juttu. Need on protsendid, ehk protsendid Eesti keskmisest. Ida-Virumaa kõige ees, Tallinna järgi ja siis tulevad Tartu, Hiiumaa ja Järvamaa. Tallinna lähedus on teile ka trump ja teie tugevus. Minu arvates võiks Järvamaa sihtida selle poole, et ettevõtete loodav lisandväärtus töötaja kohta oleks siin pigem Tallinnale lähedal, oleks seal Eesti keskmise ümber 100% ümber. Sinna on veel tükk maad minna ja Hiiumaa on mõnevõrra niisugune mitte päris aus näitaja, siin vahetuses töötajate arv on lihtsalt nii väike ja seal on üpris palju selle töötajate arvu kohta suhtena üpris palju eksportivaid ettevõtteid, plastitööstus ja nii edasi, ehk et seetõttu see 88% tuleb sealt. Aga ma arvan, et Järvamaa ettevõtjatel võiks see ambitsioon olla läheneda Tallinnale, sest Tallinna lähedus annab teile ka selle tõmbe, et teie ettevõtetel on tegelikult lihtsam oma tooteid müüa ja teistpidi ka see pendelränne võib ühel hetkel muutuda ka teie kasuks. Eriti ma võtan loomulikult teenusettevõtete peale. Sest ma arvan, Arvamusfestivali kaudu on teil olemas üks väga tugev kaubamärk, mis toob siia rohkem loomulikult. Ja päris tõsi ei ole ka see, et IT-ettevõtteid ei ole võimalik Eestis tuua. On küll võimalik tuua. Juhul kui siin on piisav kontsentratsioon ettevõtteid ja need ei pea kõik Tallinnas on. Mida on öeldud selle sügise jooksul riigireformist, riigi tegemistest? Kristen Michal äriplaani konverentsil sel sügisel ütles selgelt, et ajame riigi paremasse vormi. Mida see tähendab poliitikute meelest? Poliitikute meelest tähendab ajame riigi paremasse vormi, kärbime kulusid, võtame avaliku teenistuse töötajate arvu vähemaks, aga see ei loo lisandväärtust. See ei loo mitte ühtegi väärtust juurde. See, mida Eesti Panga president on öelnud, kõlab palju usutavamalt. See, mis meid uuele kasvule viiks. Ja see on, et majandusarengu jaoks on palju olulisemad investeeringud inimkapitali ja ettevõtete põhivarasse. Ja investeering inimkapitali tähendab eelkõige investeerimist haridusse, investeerimist spetsialistidesse, investeerimist meie noortesse. Need reformid, millest valitsus räägib, ehk need, mis parandavad konkurentsivõimet ja arendavad investeerimiskeskkonda, on pikaalised. Valitsuse tänane jutt räägib eelkõige eelarvepoliitilistest vahenditest. See on väga lühiajaline. Ehk et ka selle ettevõtlusega hakkavad. Ehk et mida ütleb Eesti Panga president, et pikaajalised meetmed on konkurentsivõime tugevdamine, investeerimiskeskkonna arendamine, investeeringud põhivarasse inimkapitali ja tsüklilise mõjuga need, millest valitsus täna räägib. Eelarve tasakaal, vähendame kulusid, nii palju teenuseid ei paku ja rahapoliitikas hoiame intressid madala. Hästi lühiajaline mõju. Sellest ei teki pikka majanduskasvu. Ikka, teie appi paluma, nii teravad. Hästi õrnalt vajutan. Järsku sa saad juhtida sealt, ma ütlen, et järgmine slaid, majanduse restruktureerimise võimalused on tegelikult need asjad, mille peale tuleks täna ettevõtetel mõelda. Ja nüüd aeg tulemuste saavutamisel. Kõige pikemad on uue majanduse kasvatamine startupide kaudu. Sellest, millest täna räägitakse igal pool. Kui ei ole siin kõrval traditsioonilist majandust, töötavat tööstus, siis see majandus kiiresti ei kasva. Ja 10-15 aasta pärast on meil võimalik võib-olla jõuda sinnamaani, et startupid loovad juba märkimisväärselt osa SKP-st, kuid täna kindlasti mitte. Pigem on väiksed ettevõtmised, väga vähe rahvuslikku rikkust andvad ja SKP-sse on nende mõju täna Eestis tervikuna orienteerunud 1%. Ning teine, majanduse suunamine keerukamatele aladele, teiste valdkondade võtmine, ka see võtab paratamatult kaua aega. Ressursside mõttes kulukas on uue majanduse importimine. See on sihitud välisinvesteeringute Eestisse tõmbamine ja täna me räägime küllalt palju sellest, et Eestisse oleks võimalik luua hästi palju juurde uusi teenuskeskusi, arenduskeskusi ja miks mitte ka mõnda väiksemat tööstust.
täna ei ole Eestisse võimalik tõenäoliselt ühtegi suurt autotööstust tuua, ühtegi suurt tööstust, mis nõuaks kohe vähemalt 500, isegi 300 töötajat on väga raske Eestist leida. Pigem on meie võimekus luua siin väiksemaid, teadmistemahukamaid, suuremat palka maksvaid töökohti valdkondades, kus tegeletakse arendustegevusega või pakutakse neid teenuseid, mis tänu Eesti e-riigi tuntusele on meile teeninud ka teatud määral ka tuntuse selles valdkonnas, ehk et need, kus me saame pakkuda tarku teenuseid, kasutada ära neid tehnoloogiaid, mis meil juba loodud. Me räägime 30, 50, 100 töökoha loomisest. Ja enamasti selliste investeeringutega suured väliskorporatsioonid, kes teenuste pakkujad on või teenusfirmad on, tulevad ka sisse. Hiljutine näide eelmisest nädalast HCL, India ettevõte, kes siin loob esimesel aastal 25 töökohta, järgmisel aastal lõpuks 100 töökohta. Ja sellest ettevõttest ei teata väga palju, aga ta on maailma tarkvaraarenduses number esimese 10 suurema ettevõtte hulgas, seal samas, kus täna on Google, Amazon, suuremad tarkvarateenuste pakkujad. Majanduse kaasajastamine lisandväärtuse suunas on tegelikult see, mis meil on kõige kergemini tehtav, mis ei võta nii palju aega ja mis ei võta nii palju ressursse. Ja siin me peame toetuma ikkagi tegelikult oma tugevustele, nendele, mis täna meid on toonud sellesse kohta, kus me oleme. Minu jaoks on 3 märksõna, mida me tahame välja tuua ja mis minu jaoks on olulised, millel ka EAS peab pöörama rohkem tähelepanu. Esimene on eksport, sest ilma ekspordita Eesti majanduse kasvab. Paratamatult tuleb meil järgmisel aastal hiljemalt lagi ette, kus need samad palgad ei tõuse enam selles mahus ja kus paratamatult inimeste ostujõud oma riigis langeb, mis tähendab need ettevõtted, kes on suunatud ainult siseturule, nende kasumid ja käibed kindlasti paratamatult peavad langema hakkama. Selline pidu, mis meil täna on, ei saa jätkuda rohkem kui 1 aasta. Ehk seetõttu peaksid ettevõtted mõtlema selle peale, mis on need unikaalsed tooted, millega nad tahavad välja minna. Ja ma ei räägi ainult lõpptoodete tootjatest, vaid ka neist, kes toodavad Eestis ka allhanget, sest ka see on eksport ja see on ka teie võimalus minna välisturgu. Täna me sõltume küllalt paljust 4 suurest turust. Need on Soome, Rootsi, Venemaa ja Läti. Kõik meie naabrid. Eesti ettevõtted tahaksid jõuda kaugematele turgudele, aga natuke peljatakse uusi turge, sest neid ei tunta, ei ole seal kontakte, ei ole seal varasemat kogemust ja seetõttu peljatakse kaugematele turgudele minemist. Minu isikliku hinnangul on täna Eesti jaoks ikkagi üpris tõenäoline võita turuosa Euroopa Liidu riikidest, Saksamaa, Norra, kuhu on näha, et väga paljud Eesti ettevõtjad järgmise 3-5 aasta perspektiivis sihivad. Ja ma siiski kirjutaks veel maha Venemaad, sest et mingisugune poliitiline lõdvenemine tõenäoliselt lähema 3-5 aasta jooksul toimub ja need ettevõtjad, kellel on Venemaa suhted olnud, need kindlasti võiksid taastada. Eesti ettevõtjad ka ise tahaksid sellele turule minna, logistiline lähedus, turu tundmine, varasemad kontaktid, kõik see töötab meie kasuks. Ja põhimõtteliselt sel hetkel, kui sanktsioonid kaovad, antakse stardivauku kõigile Euroopa ettevõtetele korraga, kes on kiiremad, kes kiiremini need suhted taastavad, need ilmselt esimestel aastatel teevad ka seal suuremaid käivad. Aga üks mõte, mida ma olen igal pool sel sügisel rääkinud, on see, et me peaksime tegelikult välja valima need eelisarendatavad majandusvaldkonnad, kuhu riik läbi Euroopa Liidu toetuste, läbi omavahendite panustab. Ja ma olen ühe valiku pakkunud, siit on praegu puudu toiduainetööstus, mis kindlasti kuuluks ka selle hulka. Aga need on need valdkonnad, kus minu arvates Eestis on täna konkurentsieelis olemas. See võib ka mõni teistsugune jaotus olla, aga tähtis on, et me lepiksime kokku need valdkonnad, kuhu me tahame panustada. Ma tean, et Majandusministeerium töötab väga aktiivselt praegu Eesti riigi tööstuspoliitika kallal ja tööstuspoliitika, mis sõnastatakse järgmise aasta kevadel, peaks sisaldama ka neid prioriteete. Teine, et meil oleks riiklik tellimus vastavatele õppekohtadele ülikoolis ja meenutas see, mida maavanem kutsekooli kohta ütles, on mõtlemapärane. Ühelt poolt me räägime, et strateegiates ja arengukavades me peame ülikoolihariduse, kutsehariduse panema ettevõtluse teenistusse. Teistpidi, see süsteem on üpris arhailine, see süsteem hoiab kinni vanadest põhimõtetest ja öeldakse, ka mulle on öeldud haridusministeeriumi poolt, me ei saa seda muutust ülikoolid ise valivad, mida õpetada. Ülikoolidel ei ole minu arvates täna olnud see teadmine, et nendele tudengitele, kes õpivad, tuleb leida ka pärast töökohta. Ja üks investoritest Eestis, kes on minuks siia küllaltki suure lennuteenus startup ettevõttesse GrabCAD investeerinud, Marek Kiisa, ütles aasta tagasi ühel kohtumisel
haridusministeeriumiga minu arvates päris tabavalt. Nende erialade professorid, kes ei oska öelda oma õpetatavale eriala, kuhu lähevad, kus on need 10 ettevõtet vähemalt, kuhu need tudengid lähevad, neid ei ole mõtet Eestis õpetada. Hästi selge, hästi konkreetne, me peame teadma, kelle jaoks ja kuhu me õpetame oma tudengid. Ja sellest ma räägin oma ettekandes veidi hiljem veel täpselt. Ning kolmas, et teadusarengu suunamine väga selgelt ettevõtete innovatsiooniks. Täna on meie teadusareng läinud pigem meie ülikoolide üleval hoidmiseks, selle kaadri üleval hoidmiseks ja akadeemilise kompetentsi tegemisel, aga mitte ettevõtetele spetsialistide kasvatamisel. Teine on investeeringud. Ja ma tean, et ma räägin võib-olla niisugust üldist pilti ja võib-olla järvamaavad on raske seostada. Aga need on need trendid, millega Eesti on täna Eesti majanduslikult paratamatult tegema. Investeeringute strateegilist juhtimist täna Eestis tegelikult ei ole. Eile valitsus arutatud Team Estonia on üks võimalikke kontseptsioone, kuhu suunas me võiksime areneda. Ehk et meil oleks vaja riiklikku koordinatsiooni, et sellega ei tegeleks ainult majandusministeerium, välisministeerium, EAS, keegi veel, vaid meil oleks koordineeritud tegevused. Kui me läheme välisturgudele, siis me teeme seda koos. Kui me tõmbame välisinvesteeringuid mujalt maailmas Eestisse, siis me teeme seda koos. Täna sellist koostööd ei majandusministeeriumi, maaeluministeeriumi, põllumajandusministeeriumi, haridusministeeriumi ja miks mitte ka siseministeeriumi vahel, kes lõppkokkuvõttes peab ka Eestisse tulevale oskustööjõule lihtsustama siia elama asumist ja tööle asumist, peaksid pakkuma. Sellist platvormi täna ei ole, et investoorisid seda teha. Teine, et meil oleks selged sihid, milliseid strateegilisi suuri investeeringuid me jahime, millistes kohtades me teeme neile teatud määral eelistusi, et nad siia tuleks ja töökohad looks. Ning seadma selles osas ka selged aastased eesmärgid. Ning kolmas, mis sisaldub juba ettevõtluse kasvustrateegias, et Eesti kõige suurem võimalus on täna Ida-Euroopas muutuda keskseks teenuskeskuste ja arenduskeskuste väljaarendamise kohaks. Ja need ei pea mingil juhul tulema Tallinnasse. Meie uued meetmed on suunatud sellele, et kui need luuakse väljapoole Tallinnat, siis on see toetusmäär suurem ja me toetame neid välisinvesteeringuid suuremas määras kogu investeeringu mõistmisel. Ehk et kui see luuakse Järvamaale, siis piltlikult võrreldes Tallinnaga on võimalik protsentuaalselt saada pea 3% võrra rohkem toetusmäära. Ning kõrgkoolide koostöö olulisemate välisinvesteeringutega, mis täna on tõsine probleem Eesti majanduses, et kui siia on loodud need arenduskeskused, siis ei ole sobivad partnerid nendele ettevõtetele ja ülikoolid suhtuvad ka esialgu üpris umbuslikult sellesse koostöösse. Ka Eesti ettevõtete, eelkõige ülikoolide võimekus nende välisinvestorite koostööd teha peaks olema suur. Ja kolmas, mis minu arust kõige olulisem, see sama hariduse küsimus, ehk meie teadus peab olema suunatud majandusarengu teenistusse, nii nagu ta arenguvaates ka kirjas on. Ülikoolide tehnoloogia siirdealast ühistegevust peaks arendama, et ülikoolidest välja tulevad tehnoloogilised lahendused jõuaksid kusagile, peaksid neid koos müüma. Rahastamine ja sidumine peaks toimuma ettevõtluslepingute mahuga, et ergutada ülikooliga ettevõtjatega koostööd tegema. Täna on see suhteliselt juhuslik ja ma pean ütlema, et ka ettevõtted väga aktiivsed ei ole ülikoolidega koostööd tegema. Tihtipeale on võib-olla see esimene pettumus, kui on pöördutud ülikoolide poole, et pole saadud sealt sobivaid lahendusi. Ning akadeemiline kompetents peaks eelkõige olema loodud majandusarengu jaoks olulistes valdkondades ja tugevdama seda seal, kõikvõimalikud stipendiumid, arendamised, Eesti tudengite väljaviimine välismaa ülikoolidesse, eeldusega nad tuleb tagasi ja neil see kompetents on olemas, mis on suunatud just eelkõige nendesse majandusarengu jaoks olulistesse valdkondadesse. Ja viimane, õppekavade arvu ja dubleerimise vähendamine. Ma tahtsin lõpetada haridusega ja see on pilt meie haridussüsteemist. Kahjuks mul eile õhtul ei õnnestunud värskemaid andmeid saada, aga lõpetanute ja õppijate statistika 2 aastat tagasi, kui lõpetanud oli siis 2013. aasta baasi ja need, kes õppisid 2013-2014 eriala. Ärijuhtimist õppis tol aastal Eestis 11 620 inimest. See on täpselt sama palju kui arvutiteadusi, tehnoloogiateadusi, füüsikateadusi, bioteadusi, matemaatikat kokku. Me õpetame valesid erinevusi. Ja see on see, mille poole peaks iga maakond, iga akadeemiline asutus, iga kutsekool mõtlema. Kus on täna tööjõuturu vajadus, siis ettevõtjad ütlevad, et 3. põhilise takistusena, miks me ekspordis teha ei õnnestu, on kvalifitseeritud tööjõupuudus. Esimene takistus on omakapitali või oma vahendite vähesus.
teine on see, et puuduvad teadmised turgudest. Aga see tööjõu kvalifikatsioon ja tööjõu olemasolu on kõige suurem probleem. Me oleme Euroopa Liidu riikides täna just kõige väiksema tööpuudusega riik. Aga ometi ütlevad ettevõtjad, et meil pole kvalifitseeritud tööjõudu ja meil pole kedagi valida. Ainuke võimalus seda spetsialisti kinni hoida on teha seda, et maksta talle suuremat palka. Ja minu 2 viimast slaidi räägivad sellest, mida me siis võiksime Eesti 2020 ülesannetele ette näha. Meie ettevõtete ja töötajate oskuste taseme tõstmine, tööjõu pakkumise suurendamine, tuua ka välistööjõudu Eestisse, eelkõige oskustööjõudu, erasektori arendustegevuse mahu suurendamine ning ettevõtete ekspordivõimekuse arendamine. Ja hästi lõpuks, mida EAS siin kaasa saab aidata, me paigutame uuel perioodil ettevõtete arengusse, eelkõige juhtimiskvaliteeti ja ettevõtete tootearendusse kokku 73 miljonit eurot. Tehnoloogia arenduskeskused, mis peaksid siis ettevõtteid kokku viima tehnoloogia keskustega, kes teevad teadust ja neile vajalikke uuringuid, on juba see raha põhimõtteliselt uueks perioodiks jagatud 40 miljonit eurot kokku 6 tehnoloogia arenduskeskuse vahel. Klastrite programmis on 10 miljonit eurot kokku 10 klastrile esimeses voorus ja teine voor tuleb 3 aasta pärast, kus on täna koondunud olulisemad tööstusvaldkonnad ja nutika spetsialiseerumise teenuste valdkonnad. Starditoetusele, mida väga aktiivselt on nüüd, kui me laiendasime neid meetmeid ka nendele startivatele ettevõtetele, kellel on ka varasem ettevõtluskogemus olemas, aktiivsus väga kasvanud, maakondlikud arenduskeskused neid taotluse vastu võtavad ja eelnõustamist teevad, kokku 8,5 miljonit eurot. Ja elukeskkonna arendamiseks ja siis konkurentsivõime tõstmiseks regionaalse printsiibil saab Järvamaa uuel perioodil 6,6 miljonit piirkondliku konkurentsivõime tugevdamiseks ja piirkondlikud kompetentsikeskused, kus ma tean, et ka Järvamaa huvi on ühe uue kompetentsikeskusega välja tulla, on 14 miljonit eurot, millest 7 miljonit läheb olemasolevatesse kompetentsikeskustesse ja tõenäoliselt juba järgmise aasta aprillis kuulutame välja uue ideevooru uute kompetentsikeskuste reimiseks, kus rõhk on kohalikel kompetentsikeskustel, kus Tallinn-Tartu projekteid saab. Aitäh! Ja Hanno on korraks ka, et kas kellelgi on kiire küsimus? Hanno on. Et ettevõtja või siis EAS-i seisukohalt, kuidas sa linnastumist vaatad? Kui täna on 54% ettevõtetest ja 2/3 SKP-st vist Tallinnas, kas see on nagu hea, kui sinna inimesi juurde tuleb, et ettevõtja on hea lihtne valida või mingi hetk nagu hakkab ka süsteemi seestpoolt sööma? Et meil on ikkagi täna 1/3 võrra madalam palk, mis tähendab seda, et teatud ettevõtted siin omavad konkurentsieelist ja kui see väljaränne või Tallinnasse kolimine jätkub, siis mingi hetk võib-olla see kogu majanduse tervikuna mõjub pigem halvasti või? Ma siiski näen, et see mäolõik, millest küll on räägitud hästi Järvamaa kontekstis, aga Eestimaa kontekstis tundub, et liiga palju raha on sinna pandud, on mõjunud teile hästi. Sest et kui ma mõtlen täna, kui kiirelt ma siia tulen, ma tavaliselt varem tulin tund 10, nüüd natukene kiirust ületades alla tunni, siis põhimõtteliselt see võimaldab ka teistpidi rännet. See võimaldab seda, et Järvamaal elades on võimalik Raevalda tööle sõita juba poole tunni kuni 40 minutiga. Mina ei usu väga sellesse, et Tartu kohta hakkasid inimesed siia kolima, sest see teelõik ei saa korda niivõrd. Samas täna siia sõites ma näen, et kusagil juba edasi laiendatakse kraave, tehakse juba töömaad valmis selleks, et veel kiiremaks sõita. Ehk et tegelikult see lähedus Tallinnale ja suurepärased teeolud võimaldavad mõlemat liikumist. Võimaldavad ka seda, et teatud töökohti siia luua, tuues ära Raevallast inimesi, kes käivad siin tööl, sest neil on ka tööle aeg 30–40 minutit. Tallinna ühest otsast teise sõitmine on kaua, võtab aega. Ehk et inimene hindab täna seda mugavust ja siia on võimalik seda luua. Ma jätkuvalt ütlen, et tööstus ja kohalik tööstus ja traditsiooniline tööstus kõige olulisem. Aga mõelge nende teenussektorite peale, sest Eesti ekspordi kasv on täna tulnud eelkõige teenuste pealt. Loomemajandusettevõtted, teenusettevõtted, kus on võimalik teha kaugtööd, neid töökohti oleks mõistlik siia tuua. Ja ka siin see lähedus hakkab ikkagi mängima. Plus tööstuse puhul Industrii 4.0 ja nüüd uus tööstusrevolutsioon, mida Saksamaa tööstused teevad,
Ja selle mõte on see, et täna sama üksus võib toota sama liini peal väga erinevatele klientidele erinevaid komponente, sest seadmeid on nii lihtne ümber seadistada täna. Ja selle Industrii 4.0 üks olulisi asju, mida Saksamaa täna teinud on see. Kokku saavad töötada ikkagi need tööstusettevõtted, kes asuvad teineteisele lähedal, orienteeruvalt 60–80 kilomeetri raadiuses. Sest siin hakkab kiirus, logistika, materjalide kättetoimetamine mängima suurt rolli.